Kui sa tahad teada, millal kevad kätte jõuab, kas sul on mõni tuttav autoremondi luksepp? Mul. No nii, küsida käest, millal kevad algab. Siis kui hakkab nende kõksude pahteldamine ja remontimine peale, eks ole. Seelikud lähevad lühemaks, lõhikud lähevad pikemaks, mehed sõidavad pead laiali otsas, eks ole, niisugune, kevad on käes. Mina panin täna väga huvitavat asja tähele. No. Et vaatamata sellele, et täna selline ilm on selle ilma läda ei ole? Ei, ma ütlengi, et vaatamata sellele, et selline ilm on, ma tahtsin öelda, et vaatamata sellele, et selline ilm on, mul läks mõtte meelest, näed? No palun väga, muuseas, saade käib, ma tahan näha, kuidas sa välja vingud. Inimesed on ikkagi positiivsed. Kas te ujumas olete käinud? Jaa. Kus kohas? Mina käisin Pirital, on käinud 2 korda. Pirital juba ujumas valetad ajad oli, 12 kraadi vesi suhe. Väga hea oli. Ja üks kord ma veel käisin Peipsis ka. Peipsis on kindlasti soe. Alles kus käis? Mina käisin Võhandus. Võhandu jões, jah. Ma käisin kalal ja siis ma kaotasin oma landi ära, siis ma mõtlesin, et lähen toon ära. Panidki peakat? Panin peakat, läksin järgi, sain kätte. Huvitav, et mina käisin teadlikult, sina käisid kogemata. Ei, ma käisin ikka ka teadlikult, et ma teadsin, ma pean selle sealt ära tooma ja kuna see vesi ei olnud üldse sügav, ta oli täitsa madal, nii et sisuliselt ma sain ikkagi ujuda, eks ole, ja samas oli see, et ma leidsin ka oma selle landi üles. Tore, mis teil suvele ees ootab? Mina kavatsen iga õlu puhata päris paar kuud kohe välja. No mina teen tööd. Sina teed kõvasti tööd? Mina teen seda ja teist. Mina teen hästi kõvasti tööd. Mis tööd sa teed? Küsi parem, et millist tööd ma ei tee. Millist tööd sa ei tee sulle? No kindlasti ma ei tee sellist tööd, mis kellelegi korda ei lähe. Kindlasti ei tee sellist tööd. Ma teen ikka sellist tööd, et inimestel oleks kasu. Ja ma ütlen, ma olen alustanud juba paljude asjadega ja ma tahan need kõik suve lõpuks ikkagi lõpuni viia. Mul on siin palju projekte ees. Juunikuu on väga tihe. Võib-olla mõni põnevam, võib-olla avad, nagu nüüd on moes öelda, võib-olla avad natukene, mõnda projekti. No ühe asja, mis mul on plaanis ammu juba mõlkunud, et ma avan Kiigepargi. Kiigepargi? Kus kohas sa avad Kiigepargi? Kiigepargi ma ei taha praegult öelda, aga tõenäoliselt Männikul. Tallinnas Männikul? Männikul Tallinnas ja kui see hakkab hästi tööle, siis veel see aasta on plaanis teha Põlvasse üks Kiigepark, Pärnusse, Kilingi-Nõmme, Kuressaarde, Kärdla, Kõpu. Oi, oota, jah, okei, suleme nimekirja. Nõva, ei, on. Tõsiselt ka? Ja Ida-Virumaale. Aga ma tahtsin küsida, mis on ma tean, tuuleparki on olemas tehnopargid, on olemas tavalised jalutamise pargid. Aga mis on Kiigepark? Mis tema idee on? Jah, mis ta mõte? No põhimõtteliselt idee on selline, et... On tal üldse mingi mõte? On. Et on kiik. Üks kiik? Üks suur kiik. Kiigepargis on üks suur kiik? Jah. Üks suur kiik ja see kiik on piiratud siis traataiaga. Lähedalt? Ei, mitte lähedalt, 10 meetrit on vahe. Kõrge traataiaga? No kõrge, et niisama siis on värav, kus müüakse pileteid ja siis selle kiige alla on istutatud võsa, et kui sa kiigud, siis sa oled nagu puude kohal, nagu puude latvades ja... Ka suur kiik. Palju siin inimesi peal läheb? Kas näiteks, kes praegu... Mõlemale poole 14. Ehk siis kokku 28 inimest ja ühe seansi pikkus on 2 minutit. 2 minutit saab kiikuda? Ja mis see hind on 60 krooni lastele. 60 krooni? 120 krooni. Kas nagu palju ei ole? Ei ole. 120 täiskasvanutele. Ja ma ütlen, et see sõltub nüüd see, et kuidas Männikul läheb see Kiigepargi külastatavus. Kas sul on kodulehekülje ka teed? On olemas. Et siis saaks vaadata? www.kiigepark.ee Et ei ole keeruline. Aga kas on ka niisugused sarjapiletid, kas siis saab odavamalt või kallim? Üle Eestile saab abonement. Ja abonement. Kas on odavam või kallim? See on põhimõtteliselt täpselt sama. Sama hind? Mitte mingit vahet, kas sa ostad 10 korraks või 100 on 1200 krooni ja 9 korraks on 120 krooni.
ja lastele siis mis on siis idee, selle sarjapileti idee? no et sa ei pea järjekorras seisma, sest me eeldame, et on väga suur järjekord kassas. Aga kas 2 minutit ei ole vähe, olete proovinud, ise 2 minutit oled proovinud? Võt 2 minutit, siin hakkab mängima selline psühholoogiline moment. Inimene saab nii-öelda, see on nagu alkohoolik, saab hamba verele ja siis on aeg. Ta tahab uuesti tulla. Aga kas ta töötab 24 tundi või Kiik natuke puhkab ka, nii-öelda Kiik puhkab, väike nali, eks? Vot me kahjuks ei saa 24 tundi teha. Öörahu hakkab kell 11. Ja siis lasete kella 7-ni. Siis lasete okastraataeda voolu sisse ja... Ei, seda me ei tee. Seda me ei tee. Aga inimesed muravad sealt läbi öösel Kiigul? No me seome kettidega kinni Kiige. Kõige peale on nagu mõeldud, jah? No Kiik on öösel sellises olekus, ütleme nagu, see on nagu autolukk. Kas on mingi aktsiaselts või? Jaa. Kes seal veel on siis kompaniid? No esialgu olen ma üksi. Tuntud ärimees? Ei, ma olen üksi. Aga noh... Oota, ma praegu siin sain kodulehekülje lahti just, ma vaatan koduleheküljele, et sul on siin ka terve rida mingit muud programmi, mis seal selle Kiige juures saama hakkab, et see pole ainult mitte see aia sees kiikumine, vaid sinna juurde käivad ka igasugused... Täiskõuga kiikumine, jah? Täiskõuga kiikumine ja siis on veel... Need on plaanid, jah. Ja siis on siin päris suur joonis selle kohta, kuidas sa oled mõelnud sinna panna need müügipuikad igasugused siis... Kes see naisterahvas on, kelle pilt siis on? See on nüüd esimene müüja, kes mul hakkab müüma. Koolitatud müüja, kes hakkab müüma piletid ja jäätiste šašlõkki, kõik koos. Samast august. Nii et hetkel jah, me vabandame oma klientide ees küll, aga loodame mõistvat suhtumist, et kuna meil ei ole tööjõudu praegu nii võtta, siis on üks inimene ja ühes järjekorras peab seisma, kõik peavad seisma, kes tahab šašlõkki, kes tahab piletit ja kes tahab jäätist. Aga miks? Juua me ei saa pakkuda kahjuks veel. Ja sellepärast ongi tark teha see, osta 10 korra pilet. Siis saab putkast nagu mööda minna. Siis saab putkast mööda minna. Teised, kes tahavad ja oleme mõelnud, tähendab, mina olen mõelnud niimoodi, et võiks teha ka see, et on ka šašlõki 10 korra pilet, ehk siis kuukaart ja jäätise kuukaart, et sa maksad mingisuguse summa. Aga kõige asja pilet... Kui on viimane ilm, siis Kiik ei tööta. Ohutus ka ei tööta. Ei. Jäätist ka ei saa. Nii et ei. Sellepärast ma soovitan ikkagi osta 10 korra pilet. 10 korra šašlõki jäätise ja Kiige pilet. Igaks juhuks siis või? Igaks juhuks, et kui on head ilmad, et siis ei ole vaja järjekorras. Mis see 10 korra kiikumine on? 1200 krooni. Šašlõkiports on ka umbes sama või? Odavam, tunduvalt odavam 100 krooni, ehk siis 1000 krooni ja jäätise olen sponsori abiga saanud ka sootsa, on 13 krooni. 13 krooni. Nii et 2200 pluss siis 10 000 perekonna peale, 4-liikmeline perekulu 2330 krooni, 2330 krooni jagan need 3 kuuks ja ma arvan, et meelelahutuseks me ikkagi oleme ennast paigutanud meelelahutusvaldkonda, meelelahutuseks 6 pere peale jagada 3000 või kulutada 3000 krooni, minu meelest see tänapäeva Eesti see on alla 200 euro. Aga kas põhimõtteliselt saab ju nii-öelda 10 korda ühes päevas ka ära kiikuda, et sa annad 1200 krooni? Oota, 10 000 krooni siis nagu 2 minuti hind perele või? Ei. 2 minutit kiidub, söössas lõkke ära. 10 korra. 20 minutit saavad inimesed kiikuda. Oota, 10 šašlõkki. Ma küsin ühe asja. 10 jäätist. Kui üks laps tahab kiikuda 20 minutit jutti, siis ta peab maksma 1200 krooni. 20 minutit lapsele, jah, 1200 krooni. Oota, tulen natuke maa peale. 20 minutit on küllaltki lühike aeg ja Ei, see on küllalt pikk aeg. Kiikumisega on küllalt pikk aeg. Ma olen siin konsulteerinud arstidega ja ka nemad arvavad, et see on küllalt pikk aeg. Et no ma ei näe siin vastuolu. Ma ütlen sulle ühte asja, et see on ega mul ei ole ka seda projekti olnud kerge käivitada. Aga ma tulin sellega toime. Ma arvan, et inimestele meeldib ja miks mitte. Kena, me kuulame nüüd reklaami, võib-olla kõlab ka sinu, kui selle Kiigepargi reklaam juba esimest korda täna meie raadiost, seda me ei tea veel ette, aga see kõik võib juhtuda, eks. Tule Kiigele või kuidas hüüad, et tulge kiikuma Kiigele ae või midagi? Mingi slogan on ka või mingi juhtmõte või? Puhka aktiivselt. Puhka aktiivselt, okei. Puhka aktiivselt.